16-aastane Väätsa koolipoiss Robert Rüütli on eluaeg loomadest pidanud. Aasta tagasi oli tal üle 80 erineva linnu ja looma. Selle sügise eel jagas ta enamuse neist hobitaludesse ja keskendus tuvidele. Ta peab oma nii-öelda loomaaeda vanavanemate juures ise iga päev kohal ei jõua olla ja vanaemal läks üha keerulisemaks erinevaid loomi linde erineva söögiga toita. Aga nüüd on tuvid ja nendega on selles mõttes lihtne, et välja läheb jämedam sööt kõikidele ja kõikide siseruumi tuvidele läheb peenem sööt, kuna nad on väiksemad. Õues elavad aretatud tuvid, majakeses külmal ajal metsikud liigid, kes pole siiski otse loodusest püütud, vaid pärit kasvatajatelt. Need on siis maailma väiksemad tuvid, teemanttuvid, varblase suurused umbes. Eile üllatati ka ühe munaga mind. No need on punaturteltuvid on nemad ja need on siis kindel paar. Isane on punase seljaga, punasema seljaga siis ja rohkem sinisema peaga ja emad on siis nii-öelda kahvatum. Meie jutule elavad innukalt kaasa vanaema munakanad, kõik võimalikud ristandid. Seal all on vongatuvid ja suur valjastuvid. Vongatuvid on ühed mu kõige kallimad tuvid siiamaani, 600 oli paar. Vongatuvid on need nagu valgete traksidega. Ma pean kõik linnud ja asjad ise ostma, et keegi teine mul neid asju kinni ei maksa, kuskilt on see raha ikkagi vaja saada ja kuskilt siis ikkagi saab selle. Suudad siis ikkagi majandada? Ja, et kuskilt läänu võtma ei pea. No järgmise aasta eesmärk on lakktuvid. Need on ka ühed väga eksootilised ja nende paar on 1800 eurot. Sissetulekuks müüb Robert tibusid ja käib mõnikord teistes taludes abiks. Need on oliivituvid ja verirind maatuvid. Need on ka ühed kõige kallimad tuvid mul. Mõlemad paarid, need maksid 500 eurot paar. Robertil on umbes 80 tuvi ja 18 liiki või tõugu. Mõned liigid on sellised, mida on Eestis ainult temal. Liigid on metsikutel tuvidel, tõud aretatud tuvidel, seletab Robert. Miks sul on vaja nii palju linde? No see on nagu sõltuvus, et kohe kui natukene raha üle jääb, siis hakkad juba vaatama uusi kuulutuse portaale või uurima, et mida kuskil kellelgi on pakkuda. Õues ongi siis inimese aretatud tõud. Vabalt jalutavad ringi kingtuvid, kes on aretatud lihatuvideks. Nemad on peaaegu lennuvõimetud, suudavad lennata vaid puurikatusele. Neid tegelikult võiks olla mul palju rohkem. Praegu on 13, aga ideaalis ma tahaks, et oleks nagu rohkem, et nad tõiaks mul siin mööda hoovi ringi. Ja ma proovin endale saada mingeid uusi värve. Võtta oleks värviline kari. Need on siis säbalised tuvid. Kõige suurem tunnus on see, et neil on tiiva peal krussid. Ja mida suurem ja tugevam kruss on või lokk, siis seda parema kvaliteediga on lind. Seda muret, et kui tuvi peaks puurist välja pääsema, lendab minema, ei ole. Siis nad istuvad kuskil natuke aega ja tulevad teiste tuvide hääle peale tagasi alla. Toidulaua mõttes tuvimunadele väga loota ei saa, sest nad munevad nädalas vaid 2 muna ja ka ainult siis, kui neid pidevalt ära korjata. Aga ma näitan tibusid. Need on siis nüüd umbes 2-päevased. Neid ongi 2 või on rohkem? Ei, 2 on. Rohkem neil reeglina ei ole ja vähem ka ei ole enamasti, et vanemad ja söödavad. Nad seedivad endal siin pugus mingi selle piima valmis ja siis oksendavad selle tibule kurku siis nii-öelda. Söödab nii isa kui ka ema ja ka hauduvad mõlemad. Päeval istub isane pesa peal ja öösel istub emane pesa peal. Ja vahetus toimub peaaegu üheaegselt kõikides puurides. Need suure kraega on jakobiintuvid. Ma kutsun neid liikuvateks mütsitüttideks. Seal varju all on 2 titte. Ema valvab ukse ees ja need on juba broneeritud. Ja kõige suurem puur. Siin on puhutuvid, need pruunid siin. Siis need, kellel on pea peal pööris ja tutt, seal istub üleval. Need on frankoliinituvid, neid on mul ka 4 tükki. Ja veel elab siin lesbipaar, kirjatuvi ja linnatuvi. See on tavaline linnatuvi ja tal on kogu aeg valikuvõimalus, et ta läheb, kui ta tahab, ja ta ei lähe. Lesbipaar kasvatab 2 säbarsulgse tuvitibu. Siin on 1 titt, ma täpselt ei tea, kus teine titt on. No, tal ka see lokk alles tuleb. Ja teine titt tuli ka välja nüüd. Ajavad ema taga, ema tuli põrandale. Ja need tahavad süüa saada, aga emal ei ole midagi anda neile. Sest tal ei ole veel endal pugu täis. Ta peab ennem endal pugu täis sööma ja siis saab alles tittadele jagada. Varem oli linnatuvi üksi ja pidas oma paariliseks Robertit. Tuli aga talle õlale või käele istuma. Aga peale seda, kui ta endale naise sai, siis ta on mingil määral ikkagi metsistunud. Ja tal on oma perekond ja oma naine ja ma olen selles mõttes olen õnnelik, et ta sai ikkagi selle tuvielu, mitte see, et ta on minu partner siis, või siis mina tema oma. Roberti tuvisid saab jälgida ka tema Tamme hobitalu Facebooki lehel.